Ühesõnaga ma räägin siis feminismist ja naisõigustusest ja just sellest vaatenurgast, et mida nii-öelda siis see kommentaator, tavainimene mõtleb ja mida ta ka teeb. Ühesõnaga, kuigi feminismil on erinevaid vorme, on enamuse jaoks feminist see, kes arvab, et selles ja ka teistes kultuurides on naine alistatud olukorras ja kes tahab muuta naiste positsiooni ühiskonnas ning naisõigustus on sellega võrdusmärgilises seoses ja suhtes. Kas need naiseks olemisega ja ka selle sotsiaalse tähendusega seotud mõisted on kaasterminid ja identsed? Käesoleva ettekande analüütiliseks aluseks on Eesti suuremate päevalehtede SL Õhtuleht, Postimees ja Eesti Päevaleht, netiväljaanded ning teisi ilmunud valitud artiklid ja artiklitele järgnenud eelkõige maskuliinset objektiivsust esindavad kommentaarid, mis ilmunud pärast 8.–9. oktoobril Tallinnas selle aastal toimunud konverentsi Erinevus rikastab, mille eesmärk oli siis suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest ja võidelda sallimatuse vastu, keskendudes rassismi ja homofoobia vastu võitlemisele. Selline lähtepunkt on valitud, kuna käsitlemisele tulevate artiklite autorid ja või kommentaatorid on selgelt mõjutatud eelpoolt nimetatud konverentsi meediakajastusest ja nii-öelda järellainetusest, järeltõugetest. Käsitlemisele tulevad artiklid kui muutuste kajastajad ja probleemide esiletoojad. On leitud ajalehtede sisemist otsingumootorit ja märksõnu feminism, feminist, naisõigustus, naisõiguslane kasutades. Eesmärgiks ei ole teostada kvalitatiivset või kvantitatiivset uurimust või siis analüüsi, vaid mõtiskluse vormis tuua välja erinevad probleemistikud ja juhtida tähelepanu veel tõstatamata ja käsitlemata küsimustele. Keelekonstruktsioone tegelikkuseks pidades taastoome ja säilitame ja seda võrgustikku. Küsimata, kas, miks ja kuidas eristatakse feminismi feministe ja naisõigustust naisõigustlasi, kes seda diskursust toodab ja esile tõstab, mis stereotüübi legitimeerib ning kelle või mille huvides on tähenduste muutmine, kinnistamine ja deformeerimine. Lisaks sellele, millises kontekstis teatud sõnade kasutuseni jõutakse ja milliseid uusi tähendusi või kujutluspilte ja kontekstid ja teemad esile kutsuvad. Kuigi keel ja tähenduste loomine ei peegelda olemasolevat igapäevast reaalsust, andes selle tegelikkuse käsitlusele ainult teatud raami ja struktuuri, siis keelel on võim kujundada tegelikkust konstrueerides ja korrastades maailma, kus sõnadel tähendustel on reaalsed tagajärjed. Ja sõltumata sellest, kas öeldu kirjutatu on õige või vale, on iga ütlus, iga sõna tegu. Šveitsi semioloogia rajaja Ferdinand de Saussure oli seisukohal, et igasugune suhtlus ja tähenduste loomine põhineb valikul täpsemalt sellel, mis märgid valitakse ning mis jäetakse kõrvale. Kui vaadelda artiklitele järgnevaid interneti kommentaare, võib väita, et tähenduste muutjateks ei ole kiretud vaid tunnetega inimesed, kelle taotlused ei ole objektiivsed ja kes konstrueerivad tegelikkust iseseisvalt ja kindlustavad seda imaginaarsete ühiste huvide konstruktsiooni sotsiaalselt. Tegelikkuse iseseisva konstrueerimise all pean ma silmas seda, et iga kommentaator võtab aluseks eelneva teksti ja selle esitusviisi, vaadeldes seda läbi enda poolt valitud vaatepunkti ja tihtipeale kaotab eelnev kommentaar oma tähenduse, sõnumi ja mõtte, saades artiklist endastki olulisemaks. Ning sotsiaalne garantii ja kindlustamine tähendab tähendustest ühtmoodi arusaavate inimeste koondumist ühtseks grupiks. Oluline on siin täheldada, et tähendustele reageerimine ja nendega edasiminek ei tugine enda kogemustel, vaid diskursuse ülesehitamine põhineb tähenduse kinnistamisel ja kommunikatsioonil.
Kollektiivne võim ja jõud ei ole väljamõeldis, aga indiviidi pingutused loovad soodsa pinnase kollektiivseks tööks. See tähendab, indiviid teeb grupikuuluvusotsuse. Kõigepealt jõub inimese tegevuskujutuspilt või unistus, milline peaks maailm olema, siis saadetakse see unistus tähenduste edastamisena kas kirjaliku teksti või info siirmisega või kõnena otse või kaudselt võimalikult paljude inimesteni, seejärel hakkavad unistused idanema ka teistes vormi võtma, materialiseeruma. Siin võib müütide elushoidmine olla seotud mitte info siirmisega, vaid eelkõige ühise arusaamise ja ühtekuuluvuse loomise ja hoidmisega. Rituaalne vaade ei ole suunatud sõnumite levitamisele ruumis, vaid ühiskonna säilitamisele ajas. See ei ole info jagamise, vaid ühiste uskumuste kinnitamise akt, kirjutab Ameerika Ühendriikide kommunikatsiooniteoreetik James Carey. Siinkohal jõuame uue küsimuseni. Milliste vahenditega artiklite autorid ja kommentaatorid kasutavad mõisteid ja tähendusi, et ehitada kindlat diskursust ja ka tähendust kujutavat pilti, mille abil taas luuakse ja toidetakse ühiskonda, selle suhteid ja liikmeid ühiskonna enda nimel, poolt ja ka abil. Postimehe artikkel gümnasistidele õpetatakse soolist võrdõiguslikkust, mis teatab, et tsitaat. Sotsiaalministeerium korraldab novembrist kõigi maakondade koolides gümnaasiumiõpilastele infotunni, mille eesmärk on püüda vähendada naiste ja meeste ebavõrdsust Eesti tööturul. Ja samuti saab ministeerium infotundide tulemusel teha plaane, kuidas viia haridusprogrammi soolise võrdõiguslikkuse temaatikat. Tsitaadi lõpp. Tekitas elava keskustelu, kus kommentaator nimega häbematu vaenu külvamine leidis, et tsitaat, see salakaval feministlik õnnestustöö ühiskonna lõhestamiseks ja noorte inimeste meelekindluse kõigutamiseks on lausa kuritegelik. Selline on tulemus, kui riigiametites on juba circa 75% naisi ja need on alles viljad. Või Nukia blogspot.com, kes teatab, et tsitaat, lastele tuleb hoopis õpetada, et meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust ei ole kunagi olnud, ei ole ka praegu ning ei saa ka kunagi olema. Seda isegi siis, kui liberalistid, bolševikud suudaksid läbi suruda segateenistuse armees, sest mehed ja naised on olnud erinevad ja jäävadki sellisteks.